Oota, ma teen niimoodi, et ühesõnaga, tere Iive! Nüüd me vist võime siin istuda ja jutustada. Palju õnne sulle näituse puhul. Väga ilus näitus on sul. Kõik kiidavad ja kuulen kogu aeg neid naljakaid kommentaare seal akna taga. Et küll ainult ilusad ja rikkad saavad neid kanda ja küll on veel kultuur ja võt see ongi kunst. Võt see on kunst. Et ühesõnaga palju ilusaid kommentaare, et peab hoopis võtlema välja, kuidas neid saaks niimoodi salvestada, et meieni jõuaks sellised tavakodanik võib-olla arusaam ka meie tööst. Aga sa just tahtsid öelda? Ei, ma ei oskagi midagi öelda, sest et meil on see, me oleme need vanakooli inimesed siin, kes tegime, et meil on ikka nii, et see materjal on ikka kuld ja hõbe ja siis nagu ei, nagu niimoodi plastiku peale ja nende muude asjade peale nagu ei ole läinud. Et võib-olla tulevikus juhtub, et võtan ka ette. Aga siiamaani on hakkab. Muidugi see materjal on kallis ka, et kui noor inimene alustab, ega tal ei olegi siis nii palju tagataskus võtta, et osta materjali. Kui mina alustasin, siis oli materjal hõbeda gramm oli 6 kopikat. Siis oli nii, et siis jaksas seda isegi endale osta, aga praegu ta on ikka tükk kallim. Nii et jah, kullast rääkimata. Aga on vaja investeerida kõvasti, et seda tööd teha niimoodi ja kivid ka. Kõik see on omaette investeering, mida sa oled elu jooksul. Kui midagi ilusat näed kividest näiteks, siis on ikka väga raske mitte muretseda seda endale. Nii et ma olen ikka vaatan, et kui ilusti läigib ja suur ka veel on, siis ikka kipud seda tahtma. Aga jah, midagi on nüüd kogunenud kivikesi ootamas. Ma olen kõige ilusamad kivid küll suutnud juba oma perele nagu ära teha. Ja et nüüd on niimoodi, et enam katsun mitte juurde korjata neid, sest et osa on veel endalgi siin tegemata, mis on veel karbi sees. Aga võib-olla hakkaks hoopis teisest otsast pihta. Räägi võib-olla, kus sul see pissik tuli või kus on see sinu rohujuure tasand, kuidas sinul on see ehtekunstniks kujunemine, kuidas ehtekunst sinuni jõudis ja see on kuidagi juhuslik. Milline see selline taust on, perekondlik taust? Ei, perekondlik taust oli üsna niimoodi, et eks vanaemast oli jäänud mõned ehted ja me olime sõjas 3-kordselt ära põlenud, nii et vanavanemad mõlemad isapoolsed ja emapoolsed said pommitamise ajal, kodud põlesid maha ja ema-isa uus kodu põles ka maha, mis meil oli, nii et me siis olime niimoodi siin-seal niimoodi sõjapaos sai oldud vahel siin ja seal ja nii, et ega meil nagu endal suurt midagi nii palju kui käe otsas kaasa jõudsid oma vara natukest tassida, et see nagu oli, et kõik muu nagu läks hävis ära. Aga ema ütles seda, et kui ma olin pisike olnud, et niimoodi päris väike, et siis ma olin omal kõik asjad kaela toppinud. Sugad ja kõik olin kaela riputanud. Ma ei tea, kas see oli siis see asja algus, aga vaevalt küll, et ega sa setu või on, ega sa setus, seal nad ju ka riputavad kaela tekki seal? Mina olen sündinud Tartus. Tartumaa. Ja ema on ka tartlane, isa on tallinlane. Ja siis keskkoolis käisin ettevalmistuskursustel Kunstiinstituudis nagu joonistamas. Ja siis oligi valik, et kas ma nüüd, et mis eriala valida, ma ei teadnud ise veel mitte midagi. Aga siis mul üks klassijuht ütles, et temal oli korteris, oli vanemate vanema, korteris elas Liidia Elken, tuntud metallikunstnik. Ja tema oli seal õhtuti ikka tööd teinud niimoodi vaikselt ja siis ta ütles, et võta, et hakka metalli õppima, et see on niisugune asi, millega saab nagu leiba teinud.
noh ja siis ma siis mõtlesingi. Et tol ajal sa mõtlesid, et mis oleks nagu kõige majanduslikult kasulikum? Ma isegi ei mõelnud seda, sest et nagu ma üldse ei teadnudki, mida valida. No igal tarbekunsti ma teadsin, et seda ma tahan ühe sõnaga, et mitte mingit maalimat või skulptorit, mis ilmselt ei oleks tulnud. No ja siis ma nüüd siis üritasingi. Ja lõpuks sain sisse ka. Üritasid mitu aastat? Jaa, 3. aastal sain sisse, 2. aastal jäin kandidaadiks, et kui keegi oleks välja langenud, siis. Aga noh, ja nii ta siis läks ja siis me seal õppisime, joonistasime hommikuti. Juba hommikul olid esimesed tunnid, oli tavaliselt joonistamine. Siis meil oli maalitunnid ja skulptuuritunnid ja siis noh, kõike muud. Seal oli veel ka töömaterjal ja kõik, aga ma ei tea, tänapäeval, eks üldse ongi. Ma just mõtlen, ma olen näinud neid järgiaegseid klassikalisi joonistusi, et siis seal see detaili peensus on hoopis teine, kui tänapäeval õpetatakse teist ekspressionismi, siis teil oli just natuuri peen nagu realistlikkus, mis oli oluline. Meil ikka modellistus ees ja siis me joonistasime modelli järgi ja siis noh, natüürmorte me maalisime seal ja skulptuuritunnis pandi ka mingi pea, pidime pea tegema, ma isegi enam ei mäleta, kas meil oli mingi kipspea või oli päris pea, aga sõnaga joonistamises ma ei olnud väga tugev ja maalimine oli, meil oli niimoodi, et see meil ka nii väga ei edenenud, see meil oli võib-olla natuke õpetaja saasi kinni ja siis, aga nagu skulptuur istus mulle nagu paremini kui joonistamine, nagu ma ise arvan niimoodi. Aga on mõni vaimukas lugu ka nagu erialatundidest või kuidas sa seda kooli nagu metalli eriala mäletad? No see oli jah, ei meil oli silmapaistval õppejõud või? No mis meil oli õppejõuad, olid Salve Rauram, Leili Kulkepp, Ede Kurrer oli meil viimast aastat kateedri juhataja, kui mina õppisin. Ja siis Lilian Linnaks oli töömaterjalid ja siis... Mis nende tundide nimetused üldse oli, mis teil aine nimetused? Meil oli kompositsioon, oli üks asi, me pidime tegema kavandeid, seal oli piiramata pind ja piiratud pind oli veel niisugused teemadeks. Jah, et see alguses oli veel niimoodi ja siis meil oli neid tunde selle koha jagu, kui nüüd kõik meelde tuleks, kunstiajalugu oli. Siis oli meil inglise keel, kellel inglise, kellel saksa, siis ma mõtlen erialaselt, just metalli osas. Erialaselt oli, seal oli, meil oli ohutustehnika isegi oli meil niisugune asi, et seal räägiti õuduslugus, et kuidas keegi oli mingi asjaga surma või haavata saanud. Ja siis oli Ede Kurrel rääkis meile ka liskividest ühte kui teist seal, aga noh, ja siis oli töömaterjalitunnid Elletamme juhatusel. Siis sellega me graveerisime seal natukene, siis me tegime luulõiget, valutasime mingi elevandi või morsaluu peal. Ja siis töömaterjaliga oli küll nii, et töömaterjaliga, seda me väga palju seal ametlikult teha ei saanud, aga me enamasti õhtuti peale tunde olime seal, kes siis igaüks tegi kas endale ehteid või oma sõbrannadele ja tuttavatele ja siis ega suurt ei osanud ju algul midagi, siis olid vanemad kursused, kõik õpetasid, siis ma tean, kuidas ma oma esimest sõrmust tegin, et terve kateeder siis õpetas, kuidas seda joota ja kõik ja siis lõpuks sain selle valmis, see on mul praegu veel alles üsna kulunud teine ja koledaks läinud ja nüüd tal ei ole enam mingit nägu ega tegu. Aga siis, ja siis meil oli filigraani, me korra õppisime seal natuke tegemas, oli ühe semestri jagu. Siis meil oli veel vaja, üks semester tegime pudridoosi
Andilisega, aga meil oli meister härra Nigol, kes meid siis nagu aitas seal, ega me ise ei oleks oma jõuga seda valmis võib-olla saanud ja tema siis näitas ja õpetas. Ja siis pidime sellele puudridoosile järgmine semester Niello tehnikasse kahustused tegema, see on siiamaani tegemata, sest seda ei tulnud. Kes teile Niellot andis siis tunne? Ei no Ede Kuurel ja Elle Tamm oli see töömaterjali ka, kes meid nagu seal... Teile oli meil ju veel siis. Elle Tamm oli nii väike meister alles siis. Aga ei noh, ühte kui teist ta seal meile õpetas. Mitte kui eriti palju, ta tegi rohkem ise omaette selle tööd. Ja siis üks semester me õppisime valu, Vivian Linnaks veel õpetas meile, rääkis meile valust. Ja pidime tegema kavandi valuvormile, ahjuvormile nagu. No kavand sai tehtud ja siis pidime järgmine kevadeks või selle mingiks hindamiseks järgmine semester selle trugitud materjalist valmis tegema. Minu valuvõtt oli päris suur ja siis meil oli aga Heigo, kes meil trugis seal ja õpetas seal ja sepapada ka, milles me siis harjutasime natukene. Ja trugiti see suur pott valmis, aga selle õhukesest vaskplegist. Ja see oli nii suur, et kui katsud, siis tulevad mõlgid sisse. Ja siis oligi nii, et viimane eelmine hindamist, siis Mr. Rääk trugis mulle väiksemas mõõdus selle sama vormi. Sest et see suur ei kannatanud seda, valu on ju paks, eks ole, aga sa sellest õhukesest plekist ikka seda valu teed, nii et see läks natukene. See õppekava nägi nii ette, aga natuke valesti oli planeeritud see asi. Aga mis ma siis... Aga ma mõtlen seda, et sa oled mulle rääkinud, et tol ajal nagu ei tohtinudki tegelikult ehteid teha, et ainult... Ei, no kõik oli keelatud. Aga kas teid siis nagu õpetatigi tehase tootmise jaoks rohkem välja või keda nagu koolitad või kuidas see... Ei, no lihtsalt me pidime seda eriala nagu selgeks saama. Aga meil oli mingi materjal oli instituudil olemas, kui meil anti siis see hõbeda materjal, kui me tegime seda kursuse tööd. Aga et see oli see nõukogude aja, olid meil siin ikka selle väärismetalliga väga ranged nõudmised. Nii et meil oli nii, et vahel olid nii, et tulid hommikul tööle, kõik uksed olid kinni pitseeritud ja siis võeti töölised ükshaaval, ootasime siis seal värava taga või trepikojas. Ükshaaval siis võeti, see kontroll võttis siis su kaasa, viis su töökoha juurde, sa pidid kõik oma sahtlid lahti tegema. Ja siis kõik, mis seal oli, tuli siis viia kaalu peale ja kui see kaalud ei klappinud sellega, mis sul oli väljastatud laost, siis tuli sellest ikka üks tükk tegemist. Kes sa oled? Kuidas sa tunned? Kes sa oled? Mis ma ikka olen? Pleksepp. Pleksepp või tunned ennast? Enamasti jah. Meil oligi nii, et mu kursusekaaslane oli hästi suur nükste punnpõskedega. Tema kohta öeldi puupõskedega Pleksepp. Tal oli nüksed tugevõttes alla. Aga siis, eks see koolielu oli nii, et seal oli nii ühte kui teist ja seal päevad olid päris pikad ju alguses, esimesed kursused olid ka hommikul 8 ja õhtul 4-5 kindlasti. Aga ma mõtlen, kas sa pead ennast nagu kunstnikuks või pead sa disaineriks või kullassetpaks või kuidas teid nagu... Ei, ma ei peagi ennast üldse millegikski. Võib-olla, ma ei tea, käsi ükskord mees ütles mulle pahaselt, et sa oled ju käsitööline. Ja seda ma tegelikult olengi, sest enamus asju sa teed ikka kõik käsitsi. Ja tolle ajal, kui mina õppisin, siis meil ei olnudki mingeid mehhanisme ega asju, enamasti ikka viil ja haamer ja saag, et kõik sai nagu tehtud oma 10 sõrmega. Ja ongi niimoodi ja siis, kui ma lõpetasin ja tulin siia tööle, siis oligi nii, et ma tean, et ma käisin siin vestlusel, muidugi ega siia ei ole. Kuhu siin siis? Kuhu siia? Arsjuveeli või tähendab siia tookord oli metallihelistööde ateljee. Hobuse peal tänava see suur...
Mis aasta see võis olla? See oli 68. Aha. Ja siis ma tulin siia nagu ennast esitlema, oli kokku lepitud aeg ja siis oli üks vanem meister, kes siis võttis kõiki neid vastu. Muidugi ega siia nii kerge pool saadagi, mul oli siin väike tutvuste kaudu eeltöö tehtud. Nii et ühesõnaga siis võeti mind jutule ja kui ma olin siis oma soovid avaldanud, et ma tahan siia tööle tulla, siis see vanemeister ütles, mul oli siis hele roosa kostüüm ja vanemeister ütles mulle, aga kas teate, et see on väga must töö. Ja siis, tööle muidugi roosa kostüümiga ei tule ja meil olidki siin anti töökiklid firma poolt, niisugused kiklid ja siis ma alustasingi nii, et esimene aasta olin ma tööline. Ei mingit kunsti siin teha, nii et siis tegin kõik, mis toodangus ette oli nähtud, aasta otsa töötasin ja siis ma sain hakata kunstnikuna tööle, nagu siis juba oma kavandi järgi teha. Aga sa tegid oma kavandiga ikkagi nagu teha selle tööd, et... Ei, mulle lihtsalt anti ette juba vastu võetud kavandid, nii et minu enda ideid ei olnud siin üldse siis nii, et esimene töö oli mul lipsunõelad. Aga ma mõtlen pärast aasta pärast, et siis sa nagu... See oli ikkagi tellija jaoks. Siis ma sain, siis oli ikkagi nii, et ta läks nagu kauplusesse müügi. Meil oli siin algus, praegu on A-galerii, see oli see Arsi pood ja seal müüdi nii nahkehistööd, keraamikat, metalli, tekstiili. Siin oli kõik see, mis ja teine pood oli ju Vabaduse väljakul seal, kus olid see... Kui palju kavandeid sa võisid näiteks aastas teha, et kui palju... Sellel ei olnud piiri, ma ei jõudnudki neid nii palju teha, võib-olla siin ikka aeg-ajalt oli vaja, ma tean, et vahel oli niimoodi, et siis olid mingid spordiauhinnad, siis neid tuli kavandada ja siis muidugi kunstinõukogu oli, kes vaatas su kavandid üle ja nii, et võtad ja teed, mis pähe tuleb. Kunstinõukogu, kui ära kinnitati, siis oli hästi, kui ära ei kinnitatud, siis tegid jälle midagi. Aga mingisugust normi ei olnud, et kuus pidi nii palju asju valmis tegema? Ei, nagu normi ei olnud, aga sa pidid ise vaatama, et sa päris kuivale ja et sa ikkagi midagi suudad teenida. Sest et nii palju, kui sa tegid, nii palju sa said. Ma tean, et esimene töö oli kipsunõelad, see läks päris hästi, see oli niisugune antitoorik ette, kuhu tuli kuulid peale joota ja siis ma mõtlesin, et oi, et see töö läks päris hästi ja päris hea tasu oli. Ma mõtlesin, et kui nii edasi läheb, et siis ma saan juba rikkaks. Aga järgmine töö olid rahvuslikud sõled ja need ma sain tagasi, tuli parandada veel nii, et seal olid veel niisugused vead ja meil oli kangeoteka. See tegi ka niimoodi, vaatas kõik täpselt üle, mitte midagi ei tohtinud pahasti, ei mingeid viilijälgi ei tohtinud olla, kõik pidi olema äärmiselt korrektne. Ketid tõmmati jala alt läbi jõuga niimoodi, et kui katki läks, kette ma muidugi ei teinud, aga need, kes tegid, et siis niimoodi need pidid vastu pidama, nii et kõik. Ja siis, kui oli tehtud kividega, siis kive lükati tagant kõvasti, et välja ei tuleks. Ja kui välja tuli, said tagasi, pidid siis jälle uuesti korralikult tegema. Ja ükskord oli ka see, oli väga temperamentne OTK proova ja siis ta oli ükskord ühe kivi katki lükanud, lükkas nii kõvasti, seda, et kivi ei tulnud välja, aga kivi läks katki. Nii et meil oli kord majas, midagi ei tohtinud olla. Aga nii, et kui sa kooli ajal olid, siis sa said ainult omi kavandid teha, aga tööl sa pidid rohkem juba arvestama tellijaga, jah? Ei, meil ei olnudki tellijad. Meil läks lihtsalt toodanguna lattu ja sealt läks kauplusesse. Ja meil tiraaži suurus oli 10 tükki. Nii et kui meil oli kavandid, siis me võime 10 asja teha. Aga tegelikult naljakas oli see, et see esimene asi, sa tegid seda täie nagu pühendamise ja süvenemisega. Ja kui sa ilusti ära tegid, aga siis juhtus see naljakas asi, et kui sa pidid juba 10 tegema. Vaat siis see tähelepanu ei olnud enam nii konkretiseeritud ja siis ta vahel vaatad, et siis ei jäänud nagu rahule, et see ei tulnud enam nii hästi välja, et siis juba
ühesõnaga, kui sa seda esimest asja teed, siis sa nagu elad sinna sisse, aga pärast on juba raske 10 samasugust järgi teha. Ja see ei olnud enam nii põnev ka. Aga millised tunded on sul töid tehes? Kas üldse on vaja tunded, et töid teha? No jah, tavaliselt kui ma tööd teen, siis ma katsun vaadata, et see asi mulle endale meeldiks. Siis ma sätin ja parandan ja teen ümber ja ma ei ole kavandis 100% kinni. Ma teen küll mingisuguse mustandi, ma ei tee niukest üks-ühele kavandit, et mida võiks vabrikusse anda. Et siis ma nagu oma töö puhul vaatan, kuidas mulle rohkem meeldib, sest et paberi peal on asi ju ühepinnaline. Aga kui see asi hakkab niimoodi juba 3 mõõtmes olema, siis sa vaatad ära, et mõnes kohas on liiga jäme asi, teises kohas on liiga peenike, et siis seda saab reguleerida, siis võid ümber mõelda ja parandada. Oma asja saab alati parandada töö käigus. Et kui sulle tundub, et nii ei olnud hästi, siis saab natuke paremini teha. Aga jah, ja siis meil oli veel selle autori tiraažiga, et kui oli hästi müüdav, kui hästi läks poes, siis lubati tiraaži korrata. Aga sinu jaoks oli see keeruline jälle korrata ennast? Ei olnud, sest et siis sa ei pidanud jälle uut välja mõtlema. Siis oli niimoodi, et sa said seda veel teha, et sulle oli sest alati oli see ka mure, et sa pead selle uue kavandi mõelda. Iga kord ei tulnud sul seda head mõtet, mida sa nii väga kangesti oleksid tahtnud teha ja siis oli vahepeal nii, et kui see müük hästi edenenud, siis meil kunagi tuli kuld ka sisse, alguses ei olnud kulda. Ja siis oli nii, et iga ennast midagi müüa, siis öeldi, et tehke niimoodi, et oleks kerge asi, et kaal oleks vähene. Et umbes nii, et hästi ilus ja peaaegu mitte millestki. Aga katsu sa teha siis mitte millestki midagi väga ilusat, sest et kui sul on paari grammi pead tegema, et sellest ei anna lõpmatult ilu välja venitada, et ta ikkagi. Aga neid aegu on siin igasugused olnud. Ja siis muidugi. Aga milline on sinu jaoks kõige mahlakam aeg? Või millega sa vorme tegime siin ka. Et sulle meeldis kõige rohkem vorme teha? Ei, mitte kõige rohkem, aga mulle meeldis neid aeg-ajalt teha. Siis oli niimoodi, et ja vahel sai toodangusse ka tehtud, küllajalgu sai tehtud, vaase sai tehtud. Et üksjagu neil selline vaheldub. Mitu aastat sa kokku oled siin majas töötanud? Nüüd on juba nii, et 51. aasta saab vastu. Juubel on juba läbi ühesõnaga. Juubel on läbi. Ühesõnaga, teeme siis terviseks selle peale korreks. Aga ütleme, et kas sa üldse suudaksid ilma loovuseta elada, ilma ehti kunstita? Ma ei ütlekski, et see loovus on nüüd see asi, mis mind ilmsasti tagant sunnib või. Aga ma arvan, et mul ilma selle näputööta oleks igav. Et lihtsalt, et ma mõtlen seda, et ma mõtlen, et mis ma seal kodus teeksin, kui mul ei oleks midagi teha. Et aknast ei vahi ka välja terve päev. Ja praegu on hea vabandus, et tuleb tööle, et ma ei jõudnud koristada. Aga siis, kui sa kodus oled, siis ei ole seda vabandust ka ja koristada ka päev otsa ei võtsi. Aga kuidas sa oma käekirja kirjeldad, et sul on hästi ilus näitus praegu selline... Ma ei oskagi ütelda käekirja. Ma olen nüüd enamasti näinud selle kandilise traadi peale ja teatud mõttes võib-olla see hoiab materjali ka kokku, nii et kui sa võtad ikka suure plekitüki, see kaalub rohkem, materjal maksab. Nii et siis, kui sina uut tööd teed, siis sa vaatad, kuidas kive ja materjali võimalik kokkuhoidlikult kokku panna. Alustad sellest? Ei, lausa nii ka mitte. Aga lihtsalt niimoodi, et mulle kuidagi on hakanud sobima see põredate asjade tegemine nagu. Ažuurne ja õhku ja selline õhulisus. Jah, ma vaatan, et jah, ja siis aeg-ajalt mulle meeldib põletatud pindu teha. Aga jah, ka ma niisugune väga suure pleki tegija viimasel ei ole. Jah. Kui suured plaanid sul praegu ees on? Ei, mul ei ole praegu mingeid erilisi plaane. Mul on mõned tööd, mis ma pean tegema. Nüüd ongi nii, et mul tuleb see sulg teha jälle aasta alguses, mis läheb
aasta ajakirjanikule. Ja siis mul oli ruupor just antakse homme üle. Aga sellega on ka nii, et see ruupor algul tehti siin ja ilus vorm oli. Aga nüüd oli nii, et see mees on juba surnud, kes seda ruuporit mul tegi. Ja nüüd ma sain Juveeli vabrikust ühe meistri, kes siis nüüd seda teeb. Aga nendel oli nii, et nendel minu vorm ei läinud pinki ja siis nad vahetasid mul selle ruupori ülemise otsa millegi muu vastu ära. Aga see ei tund enam nii hea välja, nii et ma ei ole väga rõõmus praegu selle ruupori üle. Aga võib-olla siis peab uuesti tegema nii, nagu sa varem tegid, jah? Ma kardan, et see mees enam ei tee niimoodi, sest et ta ütles, et see minu vorm ei sobi nende pinki. Ja nad ei hakka mulle seda uut vormi tegemine ja see oli väga natuke keeruline ka. Ma usun, nad ei viitsiks sellega kusida. Ja võib-olla peab leidma veel teise mehe siis. Neid ei olegi võtta enam. Ei ole enam võtta. Keda siis täpselt? Tantsijad või trugijad? Trugijad, kes selle kõik kokku monteeriks ja teeks, sest mul oli see ruupori ots oli niimoodi, et ta oli niimoodi ja siis oli laineliselt tehtud. Ütle täpsemalt, mis asi see ruupor siis on või mis asi? See on nagu auhind kellele? See on juba Arsi aegadest, ma ei tea, see on mitukümmend aastat käinud, see on aasta või see on pressisõber, iga aasta antakse välja pressisõber. Ja siis on niimoodi, et ja sinna graveeritakse siis iga aasta tekst peale. Ja ma ütlesin küll, et ma võib-olla enam ei tee neid, et on raske seda organiseerida, sest see ise ma seda ei tee, ma lihtsalt organiseerin, sest vanasti siin Arsis oli meil trugija mees olemas, kes kõik ära tegi ja mina ei tegelenudki sellega, juhtkond tegeles sellega. Aga äkki muudame korraks teemat. Võib uurida sinu käest natuke nagu filosoofilisemast plaanist ka, et mis on sinu jaoks nagu ilus või naiselik või mis see ehe sinu jaoks on, et kas see ehe on ilus või et kuidas sa seda mõtestad, seda ehet, mis on ehe? Sinu jaoks ehe laiemas laastus, et ta on nagu üks asi, et ta on su jaoks töö, eks ju, aga... Ma ei olegi kunagi filosofeerinud selle üle. Enamasti sa vaatad, mis pähe tuleb, üritad teha seda nii ilusti, kui sa oskad. Ja eks vahel läheb untsu ka, ega alati kõik ei tule välja ja siis juhtub igasuguseid asju. Aga et mingid filosoofiad mul isegi ei ole. Mul lihtsalt tuleb idee ja mõnikord tuleb idee ruttu, kui vaatad mingid kivi ja näed ja siis tuleb kohe. Siuke pilt tuleb ette, jah? Aga teinekord on niimoodi, et vaatad seda ühtepidi ja teistpidi ja niikuinii midagi välja ei tule. Siis on tal käib üldse kõrvale jätta või proovida tast siiski kuidagimoodi jagu saada. Nii et kui me õppisime, siis me tegelikult ei mõelnud üldse mingeid tekste kunagi sinna juurde. Me lihtsalt tegime töömaterjalis, igaüks tegi oma arusaama järgi, mis tema nagu arvas või tahtis või kuidas sobis või üldiselt enda kavandid on sellepärast kõige parem teha, et sa tead, kuidas sa seda saad teha. Teise kavandiga on vahel raskem, sest et ühesõnaga sa teed tavaliselt seda tööd, millega sa tõesti hakkama saad. Aga kui on mingi keeruline kavand, et igaühel on omad nipid, kuidas ta oma asjad teeb, et mõnikord teise kavandit järgidega on raskem, sest et tavaliselt sa mõtled ikka niisuguse asja välja, millega sa hakkama saad. Niisugust asja, mis üle jõu käib, ei võta nagu ette. Vahel käib oma töögi üle jõu. Aga kas sulle meeldib klientidega suhelda või sulle pigem meeldib? Meile meeldib küll klientidega, aga klientidega on ka nii, et mõne klientiga tegid sul kohe niisugune tunne, et sa tahad teha ja teed ja sul on hea mõte ja lahe. Aga kui klient on niisugune kahtlustav ja tuleb niimoodi, et ta ei tea isegi, mida ta tahab ja võib-olla ta ei tahagi ja võib-olla talle ei meeldigi. Ja siis see paneb kinni, nagu siis on väga raske. Nii et sulle meeldis kõige rohkem tegelikult meeldiski see, et sul on vaba kavandid, sa teed oma tiraaže, et see oli sul tegelikult kõige ilusam
Ja, sest kui klient tuleb vahele, mõni klient on niimoodi, et tal on väga kindlad raamid, kuhu sa pead ennast mahutama. Ja noh, siis sa pead ennast alla suruma justkui, jah? Mitte alla suruma, aga vahel ta tahab niisuguseid asju, mis mul üldse endale ei meeldi. Niimoodi. Aga noh, klient on nagu kuningas, sa ei saa ütelda, et ma niimoodi ei tee. Ja siis katsud kuidagi moodi selle asjaga hakkama saada, et noh, et klient jääks rahule ja endal ka väga noh, paha ei oleks seda asja vaadata, et üritad siis niimoodi keskteed leida. Palju sa ehteid üldse oled teinud selle 51 aasta jooksul? Aasta, ma ei oskagi öelda, aga ikka kilode viisi. Tuhandeid? Ma kardan küll, aga sest et ma kunagi pidasin need, kirjutasin üles, mida ma iga kuu tegin, aga ma ei ole viitsinud neid kokku lugeda. Selles mõttes, võib-olla oleks tore, et kui kunagi võtad kätte, sest ma arsi ajal panin üles kirja kaalud ka, meil läks kõik ju kaaluga sinna lattu, siis pidi olema ja kadu ei tohtinud olla rohkem kui 4% ja siis oli, mis üle oli raisatud, selle pidi 3-kordselt kinni maksma või enamasti me tõime ise materjali asemele, sest oli odavam tuua materjal asemele, kui ma 3-kordselt kinni maksta, nii et... Nii et see puru oli nagu lubamatu või? Ei, puru sulatasime kõik kokku ja viisime siis sinna ja siis purust tehti analüüs ja kui oli liiga palju joodist sees, siis oli analüüs alla proovi. Siis oli jälle probleemid, siis ühesõnaga. Kas praegu on siis hea ettekunstnik olla või oli varem et ühedi on nagu praegu rohkem kliente ja vähem nagu vabadust, aga teisalt on praegu vist nagu selle puruga lihtsam, et ise sulatad kokku ja ise viid nii palju Kuidas on? Ei, praegu, tookord oli jah see, et tegelikult meil olid väga ranged piirid siin majas. Tegelikult me ei oleks tohtinud samast ruumist, kus me tööd tegime nende jalanõudega, isegi koridori minna oleks pidanud ukse peal jalanõud vahetama. Ja siis kätepesuveed korjati mingisse paaki, need haisesid seal ja need siis sulatati kord 6 või 2 kuu tagant, ma isegi ei tea, all hoovi peal peale tööaega siis sulatati sellest kõnsast see materjal välja. Siin samas hoovis? Ja see oli nii õudne hais, et seda sai ainult peale tööd teha. Ja need mehed, kes seda tegid, said vaba päeva siis selle arve. Ei, nad hoovis ei olnud, nad olid ka selle suure Splendori ruumis. Ma ei tea, oli siin hoovi peal. Need olid need ventilatsioonitorud. Ventilatsioonitorud olid jah. Tegelikult tehti ka all kõik. All, jah. See, kus üla praegu tehti. Eluaeg olnud seal. Ja siis saadeti see asi Moskvasse, et sealt tehti siis analüüsid nendest. Aga mul on tunne, et kokkuhoidu sellest küll ei tulnud, sest kogu see protseduur oli kindlasti palju kulukam kui see natuke materjali, mis nad sealt kätte sai. Nii et ma arvan, et see oli tühitöö ja vaimunärimine. Aga ette nähti seadused olid ja kellelgi ei tohtinud endal materjali olla. Ühesõnaga kõik oli riigi oma. Aga praegu võid osta omale nii palju materjali, ise jaksad. Kui jaksad. Aga tookord oli jah niimoodi, et sul ei tohtinud mitte midagi endal olla. Oled sa nüüd teinud midagi, mida sa toona poleks saanud üldse teha, et tunned sa nagu sellist vaimset vabadust selle võrra? Ei, ikkagi jah, sest ma teen, mis ma tahan ja teen, millal tahan ja kas tahan, sest et praegu mul ei ole kedagi ülemust, ma olen ise enda ülemus ja siis ongi niimoodi, et oled iga päev tööl ikkagi, jah? Enam vähem, sest et ei, päris iga päev ei ole ka. Suvel oli 3 kuud järjest maal. Et ei ole nagu, ei jaksa ka enam ausalt öelda, sest see töö võtab ikka käed ja seljani ära. Et kui sa nii palju aastad oled teinud, siis täna just piilisin ja tunnen, et see on nii valus, et rohkem enam ei jaksagi. Aga jah. Ja nüüd jõuluaeg tulled pikalt? Ma nüüd lähen küll ära. Ma ei tea, kas ma tulen vana-aastaks Tallinnasse või olen maal veel, nii et aga jaanuaris siis ma enam ei saa logereda. Aga tunned, et maalt tulles on alati inspiratsioon jälle kätes, jah?
ei ole, noh, lihtsalt tuled ja teed, aga mul on paar asja, mida ma nüüd olen sunnitud tegema, ma lubasin ja pean tegema, nii et ma ei saa nagu nüüd ei ütelda enam, kui ma juba olen korra lubanud. Ja nii, et ma pean ära tegema. Aga jah, siis vaatab. Aga lööme siis, ma panen sulle ka siia natuke lisa, et palju õnne sulle siis näituse puhul ja häid pühi ja vana aasta lõppu. Sulle ja kõigile, noh, ma ei tea, loodame, et Kaelil siis läheb ka jõuluajal hästi, loodetavasti. Ja miks ta ei lähe? Kõigi inimestel läheb hästi, siis see ongi kõige olulisem. Ja Kaleril läheb nagunii siis hästi. Et sul on väga ilus näitus ja väga huvitav on kuulda, kui sa räägid oma tööst. Aitäh, et sa olid nõus seda jagama. Noh, lihtsalt. Aitäh. Kaks tee.